kõiki kuulnud ja näinud. Ja see oli täiesti ühesuunaline ülekanne tänu Jaanus Lekile. Ja Jaanus Lekk on ära teeninud ka preemia ja ma premeerin teda oma luulekoguga koondatud. Sama ka saatsin juba Lianne Saagele, peakorraldajale. Akadeemia liikmetele kingin ma oma viimase 2017. aastal ilmunud pisikese Jooma mehe põueraamatu Kõrtsilaulud. See formaat on heliplaadi suurune ja selle žanri autor on minu ihukunstnik Ilona Kurjanova. Tema leidis, et see väikene formaat on paras põue pista. Ja õpilastele seda kinkida ma lihtsalt ei pidanud sobilikuks, sest see võiks mõjuda ahvatlusena. Tänasin ka Arno Kuuske, kellega koostöös see salvestus sündis. Korraldajad arvasid, et ma võiksin ise ka midagi lugeda. Ja ma valisin selleks ühe ammuse 5-osalise poeemi Pime munakaos. Kui ma seda sügaval nõukogude ajal ajakirjale Looming pakkusin, siis ütles toimetaja, et sellist sõna pole olemas. Tegelikult ma teadsin ise ka, et see ei saa ilmuda, sest nõukogude ajal, millest teie mitte midagi ei tea, teie polnud siis veel sündinudki. Ma mõtlen osavõtjaid. Siis oli taunitud niisugune asi nagu kirik, kirikuvöörus on seal veel, siis valu ja veel inimkonna valu. No, niisuguse asju nõukogude kord ei tunnistanud üldse. Kõik olid reipad ja rõõmsad ja kellelgi ei olnud valus. Ma loen selle teile ja teie mõtelge ise välja, millisest kõnekäänust on see ajendatud. Haiget teete. Ümberringi terve maailm karjub valu. Muusikas ja maalikunstis aina valu, valu, valu. Võõras ilmast nagu omast vahib valu vastu valu. Väiksed lapsed, varavanad, noored pole noored olnud, vanad eal ei vanaks saagi. Kust nii palju valu saadi? Maailm, maailm, valuvana, kus on tera, pimekana. Üks pimekana leidis ükskord tera. Ei enne taibanud, kui tundis valu maos. Sest peale hakkas maailm mõranema, sest peale algas pimemuna kaos. Rajuhoo alates varjusin kirikuvööruse alla. Mitmeidki patuseid varjus siin. Vihmaga kallas ja kallas. Mõnedki hirmuga viisid end sisse altari ette. Mindki seal kõnetas püha vend. Välk lõi me jalgade ette. Haiget ette. Ümberringi terve maailm toksib tühja. Muusikud ja kunstijüngrid aina tühja, tühja, tühja. Pime põrkub pimedaga, kanad nokka pidi koos. Tühjus, tühjus sünnitamas nagu halvas pilaloos. 5. ja viimane osa ehk positiivne programm. Kui saaks nõnda palju teri, et see hullus püsiks koos, siis vast oleks vähem valu inimkonna ajaloos. Praegu aga ma tänan teid kõiki südamest
kes te üles astusite, kes te minuga vaeva nägite. Tänan akadeemiat, tänan korraldajaid, tänan ja see on kõik. Kallid õpetajad, nii kaua kui teie meil olemas olete, oleks maailma asjad justkui korras. On maailmas kõik hästi. Õpetada saab raha eest, hoolida mitte. Meie kõige kaunim tänukummardus teile. armas Ave, me teame, et sa näed ja kuuled meid hetkel. Elu on nagu raamjutustus, su nimi alguses ja lõpus. Pärast aega sortida, kes on kes ja milleks. Aitäh, et lubasid meil piiluda oma tekstide ja mõttemaailma sisse. Peti Alver,
on kirjutanud oma kõnes võimaliku Nobeli preemia võitmise puhuks. Mina pole kohtumõistja. Ka praegune maailm pole kohtumõistja. Ainult see hääl meie sisemuses, mida me nimetame südametunnistuseks, ainult tema saab kohut mõista. Ning alles siis, kui see kohtunik meis kõigis on saanud eluõiguse, oleme kord ehk võimelised otsustama ka teiste üle. Seni aga oleme alles teel sinna poole. Et meil selles ka mõningast edu on olnud, tõendab kas või see, et meie kodu alles on. Et me usume kas või ainult hingeimesid ning et tahta võimatut on meie saatus. Hea akadeemia, nüüd tuleb teie tänamise kord. Gerda Kordemets. Margot Pisnak. Kersti Kreismann. Kristiina Oomer. Leelo Tungal. Jaak Alvik. Viljar Pohhoomov. Urmas Lennuk. Argus Mikomägi. Alo Kõrve. Ja Märt Treier. Lugupeetavad, sõna on teil. Lugupeetud juhendajad ja head näitlejad, me täname teid selle 2 ilusa päeva eest, mida kinkis meile Ave, me täname teda ja läbi teie siis ka selle Ave kauni luulega. Me veetsime need 2 päeva, me oleme väga tänulikud, aga samal ajal muidugi me oleme ka väga kadedad teile, sest teie tegelikult muidugi nagu meiegi olete kinkinud oma elu ühele kõige kihvtimale hobile, teatrile. Ja te teate, et meie teame, nüüd teate ka teie, see ei lase teid kunagi elus lahti. Mitte kunagi. Kes on laval käinud, see kuidagimoodi hinges või ka füüsises sellega seotuks jääb kogu elu. Ja selle eest te peate olema tänulikud oma õpetajatele muidugi kõige rohkem. Nii et on põhjust olla teile kadedad. Aga lähme siis nüüd asja juurde. Aga enne lubage, akadeemia tahaks läbi viia ühe väikse sotsiaalse eksperimendi. Nimelt, see on tõsimeelne. Meil oli üks vaidlus ühe meie jaoks olulise asja. Ma nimetan nüüd ühe nime ja palun kõigil, kellele see nimi midagi ütleb, tõsta käed püsti. Ma ei tea isegi esinme täpselt hääldust, ma ütlen 2 vormi. Kellele siin saalis viibijatest sägek õpetajate kohta ütleb midagi selline nimi nagu Michael või Mikael Meemaa? Aitäh, ja kellele ta ei ütle midagi, palun tõsta käed püsti. Aitäh, meie hästi. Aga nüüd lähme siis kõikvõimalike preemiate ja tänude juurde, mida ma ka pisut kommenteerin. Igatahes kõigepealt tahame me tänada
meie 2 tublit päevajuhti Einarit ja Stenni. Nüüd pani oma eripreemiad välja ka Ave Alavainu, kes vaatas kogu seda 2-päevast suuretenduste sündmust, nagu oli siin kombeks nimetada, läbi siis internetti ja ta määras oma preemiad. Aga nagu ta ka selgitas, tema ei tahtnudki teha vahet selle vahel, kes loeb tema luulet, kas temale lähedasemalt või kaugemalt või paremini või mitte nii hästi. Ja tema määras oma eripreemiad tegelikult neile tublidele inimestele, kes saatsid või tegid muusikat nendele etendustele. Ja me ei ole tuvastanud kõiki perekonnanimesid, ma loodan, et eesnimed on õiged. Alustame siis nii. See on ansamblis, tähendab Kreisi, see ansamblis tütarlaps, kes mängis klaverit Liisi. Siis Ave määras eripreemiat toredale saksofoni duole Rakvere gümnaasiumi teateransamblist Kristjan ja Mikk. Sellest, et nad on tublid muusikud, on nad ka tublid matemaatikud ja on olümpiaad. Ja Ave määras oma preemiaga väga tublile trummitüdrukule Viljandi Paalalinna koolist Marta Soro. Ja nüüd lähme siis akadeemia poolt määratud auhindade juurde. Kuna meil oli ülimalt kiire, siis andke andes, kui mõningad nimed ei ole täpsed, parandage mind. Igatahes oli meie kasutuses, mida ma andsin välja 9 eriauhinda, 4 preemiat ja 1 Grand Prix ja lisaks neile veel ka muidugi parim meesnäitleja, parim naisnäitleja, parim juhendaja. Need on siis see saak, mis meil seal laval on. Alustame siis eriauhindadest. Tähendab, kõigepealt me määrasime eriauhinnad 2 näitlejale. Need oleksid siis Rakvere gümnaasiumi teatriansamblist Elisabeth Lepik. Ja teine näitleja eripreemia läheks siis Kreverale Ketlin Jõgi. Nüüd on mõnevõrra erilised eripreemiad. Esimese puhul ma isegi ei tea, kes peaks tulema vastu võtma. Igatahes on ta sõnastatud niimoodi. Erutavama muusikalise hetke eest festivalil Tire Libahundi Loits lavastusest, kui suureks ennast pead Rakvere gümnaasiumi teatriansambel, kui ma ei eksi. Siis on meil kujunduse kostüümi eripreemia Kunda ühisgümnaasium. Nii, nüüd tulevad, kui ma nüüd väga sigi, juba eripreemiad lavastustele.
see on hea poeesia tunnetuse ja õnnestunud kompositsiooni eest Maardu gümnaasium. Absurdi tunnetuse esile toomise eest Ave Alaväinu luules Rapla Riinimanda. Tervikliku ja mõjuva koostöö eest trupi ja juhendaja vahel Saaremaa Kreisis. Ansamblimängu preemia Saaremaa Krevera. Ja väikevormi suurejoonilise teostuse eest lavastuslegend Liblikapüüdjad Jõgeva. On nüüd 9 välja. Nii, nüüd lähme siis edasi. Parimaks naisnäitlejaks, kui nii võib öelda, tunnistas Akadeemia. Kirke Medris on monodraama Leena Legukas. Ja parimaks meesnäitlejaks tunnistas Akadeemia vanaema rolli eest lavastuses Ükskõiksus Ramsi noortemaja Roomet Kuhi. Parim juhendaja sel festivalil meie arvates oli Jevsenia Andropova Maardu gümnaasium. Ja nüüd on jäänud siis 4 preemiat ja Grand Prix. 4 preemiat selle festivalil. Lavastus Ükskõiksus Ramsi noortemaja. Festivali preemia. Lavastus Kui suureks sina ennast pead Rakvere gümnaasiumi teatri ansambel. Festivali preemia. Lavastus Üks hetk Viljandi gümnaasium. Ja festivali preemia ja siis ka laureaat tähendab lavastus Sõda ja rahu Liblikapüüdjad 709. Ja 27. luulepäevade tähetunni Grand Prix määras Akadeemia üsna suures üksmeeles Tallinna 32. Keskkooli
hoiame üksteist. Uute kohtumisteni. Ilusad koduteed. Thank you.